Kanepikoristust ilmselt päris mitmed põllumehed pelgavad ja kardavad, et arvavad, et see on kuidagi väga-väga keeruline. Võin öelda julgelt, et see hirm on alusetu, et kanepit saab väga edukalt koristada, lihtsalt peab olema väga teadlik, kuidas käituda, et selle iga punkri täitumise puhul ilmselt tuleks vaadata korraks üle kõik sellised nähtavad liikuvad osad, et kas on vaja sealt mingit ümberkirinud kõit natukene lahti lõigata ja sellest täiesti piisab ja need kestavad teil kombainid ilusti kanepikoristuse lõpuni välja ja suudate sellega tegelikult suuri muresid vältida. Et mingit eritehnikat meie kasutus ei ole, me käime siin koristamas täiesti tavalise klaasikombainiga, Megatoni heeder on ees, ümberlaadimiskärud, kõik on täpselt nii samasugune, nagu me koristaks nisu, otra või rapsi, nii et see ei eelda mitte mingit erikäitlemist, välja arvatud siis jah see, et see kaup, mis põlluvalt koristatakse, peab jõudma võimalikult kiiresti kuivatusse ja kuivatamisprotsessi sisse. Enne kanepi koristamist muidugi tuleks jälgida seda, et kõik kombainid, transpordivahendid oleksid puhastatud, et seal ei oleks mingisugust eelneva vilja või siis veel mingisuguseid muid osiseid, mis võiksid rikkuda kanepi kvaliteedi. Ja muidugi tuleks kanepi koristuse puhul olla ka tähelepanelik selles osas, et koristus algab septembri lõpus, kestab oktoobris ja sellel ajal on ju päevad juba oluliselt lühemad, kui on suvisel viljakoristusperioodil. Meie kaste läheb ära alles kella 9 võib-olla ja koristusaken jääb väga väikeseks. Sellepärast tasuks kindlasti vaadata, et koristusvõimsust kombainide näol oleks piisavalt ja väikese varuga. Kui võrrelda teraviljakoristusega, siis on see tegelikult 3 korda aeglasem töö. Kuna kanepi koristus võib jääda hilisemasse perioodi, oktoobri keskpaika või isegi lõppu ja tihtipeale kanep kasvab ka oluliselt turbosematel maadel ja võib-olla natuke niiskematel maadel, siis koristustehnika puhul oleks alati hea, kui on olemas näiteks 4-veoline kombain või topeltratastega kombain. Kombain ise ei tohiks olla rootorkombain, võiks olla kindlasti klahv ja hilise koristuse puhul on alati need riskid, et võib olla erinevat pinnavett juba tekkinud põldudele ja sellega tuleks kindlasti arvestada. Võrreldes teiste kanepisortidega on estika koristusajal rohelisem ja võib ka tihtipeale ära petta siin peas see, et ta hoiab oma viimaseid õielehti seemne ümber oluliselt tugevamalt ja oluliselt kauem kinni. Ja kui kontrollida küpsusastet, siis tuleks hästi hoolikalt kindlasti võtta ka need samad rohelised viimased õielehed seemnete ümbert ära, et näha, kas seal sees on küpsseeme või mitte. Kui seal on küpsseeme olemas, ei tasu üldse muretseda ja võib seda põldu hakata koristama, sest et kuivatis tuleb see küllaltki hõlpsasti ümbert ära. Koristuskõrgus tuleks valida vastavalt põllutaimikule. Siin oleks see siis õige valida nende taimede järgi, et ka madalamad saaksid kombaini sisse ja ei tasu ära ehmatada, kui mõne koha peal ongi taimed oluliselt madalamad, kas või kuni põlveni. Need on endiselt seemneid kandvad taimed ja tuleks ära koristada. Seal tuleb lihtsalt heeder madalamale lasta.